Mercedes SL on minu jaoks olnud alati selline kabriolettide või roadsterite etalon. See on üks auto, mida ma olen kogu aeg tahtnud endale saada, aga mingil põhjusel pole kunagi saanud. Võib-olla raha olnud. Kuna mul oli vaja tulla Saaremaale pulma, siis oli selleks tarvis midagi vähe edevamat ja ägedamat, millega siin ikkagi bossata. Siis laenasin Veho Eesti käest 2013 aasta SL 350. Siin on kapoti all 3,5 vabalt hingav V6, 225 kilovatti ehk siis umbes 306 hobujõudu. 370 Newtonit väänet ja 0-100 käib 5,9 sekundiga edasi. Ulmenumbrid ei ole, aga niisuguse lahtise auto kohta väga piisavad. Käigukast on tal 7-käiguline. Võib-olla tänas mõttes ta kõige kiirem ei ole, aga vahetab väga sujuvalt ja mõnusalt. Keskmiseks kütusekuluks lubab tehas 6,8 liitrit 100-le, mis on loomulikult optimistlik. Mina siin Saaremaale tulles sain äkki 7,8, mis ei ole ka väga halb. See konkreetne nüüd on siis 6. põlvkonna SL 350. Ja tänaseks on väljas juba 7. põlvkond. Ja tegelikult tema juured ulatuvad juba ju 50-ndatesse. Kui SL on reeglina ikkagi kahekohaline roadster, siis tegelikult kõige esimene SL oli hoopis kupee ehk tänaseks legendaarne kajakatiib. See originaalne Gullwing omal ajal tegelikult pani ju aluse superautode segmendile. 240 hobujõudu ei tundu tänases maailmas kuigi palju, kuid 50-ndatel oli seda nagu ikka kolossaalselt. Näiteks Porschel samal ajal oli umbes 130 hobujõudu. Ja tippkiiruseks oli 263 kilomeetrit tunnis, mis siis tänase ekvivalendina võrduks Bugatti Chironi leveliga, et see oli midagi täiesti kosmilist ja ulmelist. Ja no ütleme, oleme ausad, see auto on meeletult ilus. Ta on võib-olla üks legendaarsemaid kupees üldse läbi ajaloo. Muidugi tänapäeval see Gullwing ei maksa suurt midagi, et juba $1 saad kätte, nii et kui oled siin paar palka kõrvale pannud, siis võid vabalt ära osta. Kupeena toodeti SL-i siis aastatel 54-57, mis järel asendus ta roadsteriga ehk kabrioletiga ja on püsinud tänaseni siis roadsterina tootmises. Teine põlvkond ehk hüüdnimega Pagoda, see oli ka väga ilus auto. Minu meelest ka niisugune hea klassikaline ilus Mercedes. 3. generatsioon natukese minu jaoks oli juba niisugune rikka pensionäri liikumisvahend. Ta kuidagi mind ta nii palju ei kõnetanud. Aga üheks esimeseks SL-iks, mida ma oma silmaga nägin, oli R129 ja see oli pikka aega minu jaoks üks lemmikuid kabriolette üldse. Täna saab neid veel enam-vähem taskukohase hinnaga, aga 5. põlvkond ehk siis R230, see on üks minu enda isiklik lemmikuid, et minu meelest selle disain on kuidagi niisugune kihvt, äge, see on see eriti just see pre-facelift ümmarguste esituledega, et kuidagi üliõnnestunud. Ja mida see SL tähendab? Selle üle on vaieldud, ühed ütled see on sport light, teised ütled on super light, ehk siis tõlkes võiks olla siis ülikerge. Kui nüüd mõelda 4. põlvkonna peale, siis V12 mootoriga, 6-liitrisega kaalus see 1950 kilo, siis igasugust superlightist oli asi minu meelest päris kaugel. Nüüd see 6. põlvkond on teinud olulise kaalusäästu. Tühimass on sellel 3,5 V6-l 1585 kilogrammi, mida ei olegi väga palju. Ja et siin kaalu säästa, siis on hulgaliselt alumiiniumi kasutatud ja katus on suisa magneesiumist tehtud, nii et fancy'd materjalid. See 3,5 V6 oli põhimõtteliselt baasmootoriks. Lisaks oli valikus veel 3-liitrine rida 6 2 turboga, mis siis on 245 kilovatti. SL 500 oli 4.7 V8 biturbo, seal on juba 320 kilovatti, et seda käredust on oluliselt rohkem. 0-100 4,6 sekundit, et see on juba natuke, see kisub sinna sportautode maailma. Ja kui need numbrid on väiksed pisut, siis oli veel SL 63 AMG, 5,5 V8 biturbo, 385 kilovatti ja SL 65 AMG, see oli siis 6-liitrine V12 biturbo, 463 kilovatti, et see on juba totaalne loom. Kuna SL on eelkõige selline luksus roadster, siis väga sportlikke elamusi siit ei tasu oodata, et see rool on küll üsna raskem, see on mõnus, aga see tagasiside siit on selline luksusautolik, et seda täpsust natuke puudub. Aga istmed kõik on mõnusad, mugavad, ventileerivad, jahutavad, massaaži küll ei tee, aga tõenäoliselt seda valida siia. Armatuurid on ilusti nahaga kaetud. See on kihvt, et siin autos on 3 kella. Nii et kui kevadel on kellakeeramise aeg, siis pead 3 kohas neid õigeks panema.
ja selle konkreetse auto puhul mulle väga meeldib just see tumesinise värvi ja heleda naha kooslus. Hele nahk on alati muidugi selline silmale väga mõnus. Kas kõige praktilisem see on omaette küsimus, aga SL ei ole niikuinii praktiline, et siis hele nahk siin on igal juhul omal kohal. Mis mulle väga meeldib selle ajastu Mercedeste juures, on siin peatugede sees. Niisugune pisike pilu, kui võtad siit armatuurilt õiget nuppu, hakkab sealt sooja õhku puhkuma. Mis tähendab seda, et tegelikult sellist cabrio hooaega on selle autoga oluliselt rohkem. Ka selline 16 kraadi õues, kus mina tavaliselt sõita ei taha, võtsin ilusti katus alla lasta ja tegelikult siit nupuvajutusega kerkib niisugune tuulevõrk, et sisult see võtab salongis kogu selle õhu liikumise kinni ja siis kui kaela peale puhub veel sooja õhku, siis on siin väga sooja mõnus. Kui see Saaremaal sõitsin, siis tegelikult oligi niisugune 16 kraadi ja maanteel niimoodi 90-ga kulgeda oli väga mõnus, külm ei hakanud. Võtsin isegi hääletaja peale ja temagi ei nurisenud. Võib-olla ta oli natuke elevil selle pärast ka, et sai lahtsi mersuga sõita, aga igatahes vingumist ei olnud. Minu jaoks oli üheks huvitavaks nüansiks selle konkreetse auto juures, et käiguvalits asub siin keskkonsoolis. Üldiselt selle generatsiooni või selle ajastu Mercedestel on ta siin rooli taga, siis siin on ta nagu keskel. Mulle meeldib, minu arust ta näeb siuke kihvt välja, see SL-i logo siin peal muidugi aitab sul meeles pidada, millega sõidad. Peab tunnistama, et ma alguses oli natuke skeptiline just selle V6 osas, et kas ta häält ka teeb, siis tegelikult jõmiseb ja uriseb päris kenasti. See 3,5 ikkagi suudab natuke seda edasi anda. Kokkuvõtvalt võib öelda, et tegelikult tegemist on ikkagi väga nauditava ja mõnusa luksusroasteriga. Sporti ei tee, jah. Võib-olla AMG teevad, ei ole proovinud, ei tea. Aga pigem on ta pehme kruiisimisauto, mõnusalt varustatud, näeb küll väga kena välja. Isiklik lemmik endiselt on veel 5. generatsioon. 7. ehk praegu tootmisel olevat ma pole ise lähedalt näinud. Võib-olla võidaks see minu südame, aga 6. põlvkond ka väga õnnestunud auto. Tegelikult, kui oleks võimalik võtta kogu selle 6. põlvkonna sisu ja tehnika ja panna 5. põlvkonda, siis ilmselt saaks mina enda jaoks sellise ideaalse kombo. Sest jah, see 5. põlvkonna välimus on see, mis mind väga-väga hästi kõnetab.